Tere õhtust siis kõigile. Minu nimi on Elo ja ma olen Korralliklubi sõltumatu turustaja ja minuga koos on siin täna siis Svea ja ka Jana. Ja meil tuli eelmise aasta lõpus, ehk siis 2022 detsembris selline mõte, et koroonaaeg on siin nüüd paar aastat sedasi taljele mõjunud, et tahaks teha ühe korraliku kevadpuhastuse ja miks mitte siis haarata ka teised inimesed kampa, et kellel mis mured on, et minul isiklikult, nüüd räägin iseendast, eks ju, on taljemure, et on siin patustatud eriti pühade ajal igasuguste asjadega, millega tegelikult ei peaks üldse patustama. Aga et see oleks võimalikult nagu leebe, võimalikult kerge, et see oleks kõigil kaasa tehtav, siis me mõtlesime, et seltsis segasem. See ei ole nagu ainult selle eesmärgil, et kaalu kaotada, sest väga paljudel inimestel on väga palju selliseid asju, mis kaovad selle nagu kuuriga ilma, et sa võib-olla isegi alguses teadvustaksid, et see on sinu eesmärk või et sa seda tahad nagu kaotada. Et minul isiklikult, kui ma 7 aastat tagasi alustasin puhastustega, näiteks kadusid ära menstratsioonivalud, ma ei osanud selle peale isegi tulla, et seal võiks selline nagu mõju olla, aga olen väga tänulik, et see nii läks. Et lisaks kilodele muidugi, et väga paljud näiteks, kellel on ütleme, akneline või selline nahk, millega nad ei ole võib-olla rahul, eks ju, siis nahk on ju erituselund, mitte ainult katteorgan. Et siis läbi naha tihtipeale keha ajab välja kõike seda, mida ta lihtsalt ei jaksa muudel meetoditel siis väljutada. Et see on kindlasti üks võib-olla põhjus, miks selle programmiga liituda. Ja mis veel, näiteks unekvaliteet paraneb, immuunsus tugevneb, sellel on lihtsalt nii palju häid kasutegureid. Aga mis me siis kokku mõtlesime on siis, et teeks sellise korraliku 100 päeva maratoni, et kohe kevadesse välja. Aga nagu öeldud, siis alustame tipa-tapa tibu sammul, et võiksid kaasa tulla ka need, kes ei ole varem mitte ühtegi võib-olla programmi kaasa teinud, ei ole kuskil paastulaagris nälgimas käinud, mida iganes, väga hea, et ei ole. Alustame sellest, et õpime kõigepealt vett jooma ja paneme paika veerežiimi, sellepärast et vesi meie kehas on transportöör. Kui meil ei ole vett, siis keha ei saa puhastuda, siis meie neerud ei saa oma tööd teha ja sellest algab väga palju asju meie organismis. Nii et esimene siis 30 päeva sellest 100-st me siis tegelemegi joomisega, on selline Hydra-Max programm ja sellest hakkab rääkima teile natuke lähemalt nüüd kohe Jana, annan sõna üle. Aitäh! Tere, minu nimi on siis Jana. Ja räägin teile siis sellest esimesest 30 päevast, mille jooksul me siis varustame organismi veega. Ja seda me teeme siis sellise komplektiga nagu Hydra-Max. Ja ma kõigepealt räägiksingi sellest, et miks meil üldse on vaja vett juua. Meie organism koosneb 70–80% veest. Siis on oluline, et me jooksime iga päev piisavalt kvaliteetset vett. Meie organism kulutab päevas kuskil 1,5 vett ja selleks on oluline, et me jooksime päevas vähemalt 1,5 liitrit vett. Ja optimaalne veekogus siis oleks 30 milliliitrit 1 kehakilogrammi kohta. Samuti on veel ka olulisi ülesandeid, et ta on hea toitainete ja hapniku juht, transpordib toitaineid ja hapniku siis rakkudesse ja organitesse. Samuti on ta hea rasvapõletaja. Et juues 1 klaasi vett, me juba kulutame kuskil 30, tähendab meie ainevahetus kiireneb kuskil 30% ja me kulutame 100 kalorit. Samuti on vesi hea temperatuuri reguleerija. Ta aitab organismil toime tulla väliskeskkonnast tingitud temperatuuri kõikumistega. Samas on ta ka hea soojusjuht, et ta aitab meil
kehatemperatuuri hoida siis stabiilsena. Veel on hea omadus, et ta aitab ennetada siis südame-veresoonkonna haigusi. Ta on hea verevedeldaja, alandab vererõhku ja kolesterooli. Samuti on veel oluline roll siis liigeste määrdeainena, mis siis aitab liigeseid ja kõhreid kulumise eest ja hoiab neid tervena. Samuti on meil organismi jaoks olulised soolad ja mineraalained, mis on siis vajalikud, et tagada organismis siis normaalset ainevahetust, head seedimist, korralikku südametööd ja terveid veresooni. Ja kõige paremini siis mineraalainet organism omastabki, kui nad on lahustunud vees. Ja kuidas me saame teada siis, et meil on veepuudus, et meie organism on väga tark ja ta annab märku siis, et meil tekivad peavalud, võib olla väsimus, iiveldushood, luuvalud. Ja selleks nüüd meil ongi 30 päeva jooksul me hakkamegi siis tegema, et varustada nüüd, et meil ei oleks selliseid probleeme. Ma näitan siis, mis siin sees ka on. Esimene toode on siis Coralmine. See nüüd koosneb 69 mineraalist ja on aluseline, teeb vee siis aluseliseks. Ja see on sango korallidest toodetakse. Ja põhilised mineraalid on siis magneesium, naatrium, kaalium ja kaltsium. Teisi on siis nagu väiksemas koguses. Ja Coralmine siis reguleerib meil vererõhku, lihaste elastsust, toetab närvisüsteemi ja neerude tööd, et neerud siis saaks paremini toksiine väljutada. Siis on meil teiseks on pentokan ka. See on siis kaalium. See on energia ja töövõime allikas, toetab südametööd ja siin sees on ka C-vitamiin, mis siis aitab organismil kaaliumi paremini omastada. Samuti varustab lihaseid ja kudesid hapnikuga, osaleb kollageeni tootmises ja kaitseb organismi vananemise eest. Kolmandaks on meil siis H-500. Et see on ülitugev antioksudant, annab veele siis laengu -500 ja tagab siis organismi füüsilise ja vaimse töövõime. Samuti aitab taastab siis organismi aluste ja hapete tasakaalu ja kaitseb meid enneaegse vananemise eest. Ühesõnaga, 30 päeva pärast peaks meil olema siis kõrgem töövõime, kiire ainevahetus ja tugev kaitse vananemise vastu. Et aitäh minu poolt! Tänud, Jaana! Siis pärast seda, kui me oleme siis õppinud vett jooma ja käivitanud neerud ja vees lahustuvate toksiinide siis väljutamise, et lükkame nii-öelda mürgid liikvele, siis järgmiseks me jätkame siis Coral Detox programmiga. Ja miks siis just detox vajalik on see, et kui 80% toksiine meie kehas on siis vesilahustuvad, siis 20% on rasvlahustuvad, et kust me üldse toksiine saame, eks, et on eksotoksiinid, mis me saame väljaspoolt, kas me näiteks hingame sisse linnatingimustes seal mürkaineid, me saame neid veega, ükskõik kas te joote kraanivett või joote pudelivett, et igal juhul on sinna pandud midagi, et takistada bakterite vohamist seal.
me saame söögiga, eks ju, et kõik me käime ju poes ja näeme seda E-ainete pikka listi seal igasuguste toodete peal, et see on siis see koht, kus me saame välispidiselt neid toksiine, aga meie enda kehas ju rakud samamoodi hingavad, joovad, söövad ja siis eritavad jääkaineid oma elutegevuse tagajärjel. Ja neid me siis hakkamegi nüüd välja viima, sest et need on tihtipeale igasuguste probleemide nagu põhjuseks siis selle koha pealt, et see tummistavad süsteemi. Et see vesi, mis meie kehas siis rakkude vahel on ja ka rakkude sees on, peaks olema puhas ja selleks me alustamegi Hydramax pakiga, et seda vett puhastada meie kehas tasapisi. Aga nüüd, et neid toksiine siis väljutada, see poleks siuke mudamülgas, on ju. Siis selleks ongi nüüd detox programm ja detoxisse siis kuuluvad mõnes mõttes isegi samad tooted, aga me jätkame siis Coral Mine'iga ehk siis põhitoode, mis on kogu läbi selle 100 sammu programmi siis. Coral Mine'ile lisaks H-500 ehk tugev antioksüdant, nagu Jana meile juba rääkis, aga ta on väga hea ka vees lahustatud toksiinide väljutamiseks ja ta aitab siis neid toksiine neutraliseerida organismis. Samal ajal ta takistab vabade radikaalide siis tegevust ja vabad radikaalid on siis need, mis tegelikult meid vanandavad, meie oma rakke nagu lõhuvad, näiteks kui teil on tugev stress, meie maks hakkab ise tootma vabu radikaale ja need omakorda siis lõhuvad meie terveid elusaid rakke. Nii et H-500 siis jällegi vesiniklaenguga -500 ehk tugev antioksüdant aitab neid vabu radikaale siis nii-öelda balansseerida, kahjutuks teha, neutraliseerida ja võimalusel siis, kui jääb veel laengut üle, annab siis meile veel energiat. Ehk siis ta annabki nii-öelda siis aitab taastada meie energiat, jõudu, reipust ja ka seda nagu vastupidavust, mida ma ise olen nagu nende aastate jooksul väga palju tundnud, sest et Hydramax pakk on ikkagi minu hommikusöök põhimõtteliselt, ma võin niimoodi väita, et see on nagu see, millega ma oma päeva iga päev alustan ja ma olen seda juba aastaid teinud, nii et sellepärast ka õhtul hilja veel kella 1 aeg ma võin arvuti taga teha veel tööd, tõlkida artikleid, valmistada midagi ette järgmiseks päevaks, et ma ei väsi päeva jooksul ära, et seda ta kindlasti annab. Aga siis teiselt poolt on siin komplektis juures siis assimilaator. Assimilaator on igasuguste seedeensüümide siis nii-öelda kompleks, ta on mõeldud erinevatele toidugruppidele, aga ensüümidel on väga mitmeid funktsioone meie kehas ja toidu lagundamine või seedimine ei ole üldse mitte ainus. Näiteks olen kuulnud sellist trikki, et kui võtta õhtul tühja kõhuga vahetult enne magaminekut paar kapslit siis ensüüme sisse, siis tegelikult kuna toitu parasjagu maos ei ole, võtab keha need ensüümid kasutusele hoopiski mujal ja hakkab toimuma näiteks vana seisma jäänud siis sellise toidujääkide kihi lagundamine, lahti sulatamine sealt soolestiku seina küljest, sest me ju teame, soolestiku sein on selline kurruline ja sinna nende kurdude vahele väga hästi kitib kinni esiteks näiteks igasugune nisujahu koos pärmiga, eks ju, siis tekivad seal nendele patoloogilistele bakteritele, muudele parasiitidele mõnusad sellised villad või noh, supermarketid, if you please, et kus on nagu hea toitu jagub küllaga ja siis seda siis see mikromaailm siis meie seal soolestikus niimoodi areneb, on ju. Aga seda me ju ei soovi. Tegelikult me tahaksime, et meil oleks seal ilusti kõik roosa ja värske ja puhas, sest tegelikult nende samade kurdude ehk soolehattude rakud on meie kehas kõige kiiremini vahetuvad rakud. Need on iga 2 tunni tagant on juba uued seal. Just selleks, et aidata siis seda toitu muudkui edasi lükata, aga ka mudida ja nagu seedida ja samas läbi nende kurdude ju ka imenduvad kõik nagu vesi ja nii mitmedki toitained, mis nagu saavad juba kergemini imenduda, et mis ei pea sinna päris nagu jämesoolde välja jõudma. Mineraalid, vitamiinid, sellised asjad. Nii et assimilaator aitab siis nii-öelda teeb elu kergemaks kogu meie organismil ja aitab siis juba sulatada ja ta tegelikult teatud tingimustes ka aktiveerib rasvapõletuse juba. Nii et ensüümidel on väga palju kasulikke omadusi, nii et on soovitatav neid ka muul ajal tarbida, eriti muidugi, kui on mingisuguseid seedeprobleeme, kõhukinnisusi, talumatusi, mida vaan. Ja viimasena on siis Coral Detox programmis, mida võib-olla vanemad Coralliklubis olijad tunnevad ka pesumasina programmi nime all hellitavalt, siis selline
väga-väga oluline element meie kehas nagu letsitiini. Letsitiini leidub muidu looduslikult hästi suurel määral näiteks munakollases. See on uue elu alguseks üks olulisemaid aineid. Nii et kui on viljatusega probleem, siis tegelikult võiksid arstid esimese asjana soovitada tulevastel vanematel, et hakata tarvitama suurenenud koguses letsitiini, et sellest on rääkinud ka doktor Olga Butakova juba aastaid. Et kui kehal ei ole seda vajalikku materjali, eks ju, vaadake, kui te mõtlete näiteks muna peale, on ju, siis munas peavad olema seal muna sees juba kõik ained olemas, mis peavad olema tagama selle tibu siis vajaliku arengu niimoodi, et ta saaks ühel hetkel kooruda ja tal ei ole väärarenguid, tal on kõik vajalikud nagu ehitusmaterjal on keha jaoks olemas olnud. Nii et letsitiin siis samamoodi mitte ainult beebidele, aga ka meie enda keha vaadake uueneb kogu aeg ja sellepärast ka paljudele oma nagu klientidele, kui neil on mis iganes kiiresti vaja seda nagu toksiinide väljutust või sihukest kerget tuge nagu või tõuget siis puhastumiseks, et soovitanud siis võttagi letsitiini õhtul niimoodi terve päeva kogus korraga ja juua peale siis seda sooja Fandetox teed, mis aitaks siis selle letsitiini sulada ja samas aitaks siis seda nagu seebiga maksa läbi pesta, et just neid rasvlahustuvaid toksiine väljutada, sest et letsitiin samamoodi nagu omega-3, 6-9 rasvhapped kuuluvad ju kõikide meie rakkude membraani koostisesse. Kõik meie keharakud vajavad nii letsitiini kui ka omega rasvhappeid. Nii et seda ei pea kartma, et ükski aine, mis siin nendes programmides sees on, kuidagi nagu raisku läheks või üle jääks, et kõik kasutab keha ära ja leiab veel mitu funktsioonigi neile. Nii et kui me oleme siis filtrid saanud tööle ja esimese hulga neid toksiine juba jõudnud ka väljutada, siis järgmine etapp on Parashield. Me hakkame väljutama parasiite, sest just nemad armastavad kõige rohkem sellist toksiinide rohket keskkonda. Mida mudasem, seda parem, mida happelisem, seda rohkem nad seda naudivad. Ja see on just see koht, kui me tunneme näiteks, tahaks seda mullivett, et see nii just eriti hästi võtab janu ära või tahaks seda kreemikoogikest või seda tahvlit šokolaadi nosida, et just see energia ongi veel puudu päeva lõpuks, et tegelikult enamasti, kes seda nõuavad, ongi siis kas see happeline keha, sest seda happelist jooki on tal kergem vastu võtta või siis just need parasiidid, kui me nüüd räägime kiiretest süsivesikutest. Ja et parasiitidest siis vabaneda, selleks tuleks tarbida selliseid kibekaid aineid ja Parashield programm just meie keha nendega varustabki. Parasiidivastaseid aineid on kõige parem võtta vahetult peale sööki, sest et parasiidid teadupärast on ju need, kes kõige esimesena on soolastikus seal ootamas, et nii, millal nüüd lemmikud maiused juba tulevad, neil ei ole suud, nad kinnituvad ütleme, kui me räägime näiteks ussidest, eks ju, oma pea siis küljes oleva iminapaga vastu soolastiku seina ja tõmbavad kõik selle mõnusa hea kraami, eks ju, läbi oma siis keha seina lihtsalt enda sisse. Aga et teha nende elu siis kibedaks sõna otseses mõttes, me võtamegi neid kibedaid taimi, mis on siis loodus välja töötanud, võib-olla mitte ainult meie jaoks, aga meie kasuks päris kindlasti, et teha siis see toit, mis me siis oleme söönud, neile kibedaks ja nad elusast peast välja ajada. Sest et mitte ainult me ei ole parasiitidele nagu põhimõtteliselt sünnitushaigla, sest et kes meie sees ka paljuneb, et kui me räägime nagu bakteritest, eks ju, et mõnedel ussidel on natuke teine tsükkel, peavad väikse ringi väljaspool ära tegema, aga kes juba sündinud on, siis see tahab süüa, mida rohkem neid on, seda rohkem nad söövad, mida rohkem nad söövad, seda rohkem, vabandage väga, aga nad kakavad ja kuhu nad kakavad, ega nad meist selleks ajaks välja ei lähe, nad eritavad oma jääke siis meie sisse, ehk me oleme nende jaoks nagu tualett ja kes enam vastu ei pea, elutsükkel on läbi, siis ka meie sisse sureb, nii et lisaks kõigele me oleme neile ka nagu surnuaed. Ja kõik see tegelikult koormab meie organismi ja see on ka see koht, kus siis tekib väga palju toksiine meile. Nii et mida vähem on meil parasiite, seda parem on meie enda kontroll oma isude üle, seda tervislikumaid valikuid tegelikult me saame teha, sest et meie isud muutuvad ja me hakkame ära tajuma, mida meie keha tegelikult vajab, et milliseid mineraale, kui palju vitamiine, kui palju nagu aminohappeid, et milliseid vilju ma tahaks süüaks, et kust ma saaks neid aineid, mida tegelikult minu keharakkudel kõige rohkem vaja oleks. Ja nüüd järgmine etapp siis, kui me oleme parasiidid välja kihutanud,
siis sellest räägib meile Svea, kuidas me saame siis oma soolestiku puhtaks. Ja tere kõigile minu poolt. Mina olen siis Svea, nagu Elo mind tutvustas ja mina räägin siis sellisest programmist, mida me hakkame läbima 90 päeva peale siis ütleme kogu selle süsteemi alustamist. Siis 90 päeva pärast me jõuame soolestiku puhastuseni. Ehk siis me oleme käinud läbi 3x30 päeva programmid. Meie toitumine on juba muutunud, sellepärast, et iga selle programmiga natukene ka koos programmiga peab muutuma. Programmidega on kaasas need brošüürid ja samamoodi seal on kirjas, mida toituda. See ei ole nagu dieet selles mõttes, et peab õudselt piirama ennast, aga et need programmid töötaksid, siis on vaja ka toitumist muuta. Ja üleüldiselt oma tervise seisukohast on ka väga vajalik see tervislik toitumine, eks ole. Sest et siis me oleme palju tervemad, kui me toitume tervislikumalt. Tean, et nooremalt inimesed ütlevad, et minul pole midagi viga, mul on tervis nii hea, kõik. Aga kogu meie kehas see protsess toimub järk-järguliselt. See, et inimesed jõuavad 40-ndatesse, siis tekivad tegelikult terviseprobleemid. Need, mis me oleme sisse söönud oma nende aastakümnete jooksul, mis on sinna 40-sse. Kõige rohkem terviseprobleeme hakkab kuskil peale 40-seks saamist tekkima. Nii et me oleme 90 päeva läbinud, oleme samm-sammuliselt juba oma organismi taastanud, parandanud, puhastanud ja siis me oleme valmis tegema soolte puhastust. See on kõige lihtsam tee. Palju raskem on võtta ja hakata tegema kohe soolte puhastust, sest et see on väga, väga järsk ja selline kuidagi ootamatu löök organismile, sest ta järsku hakkavad kõik toksiinid liikuma ja siis meil tekivad ebamugavustunded, peavalud, nõrkused, energiapuudused, kõik asjad. Aga kui me lähme samm-sammult, siis me säilitame oma energia, meil on toitumine korras, meil ei teki neid igasuguseid väga tugevaid detoksikatsioone. Nii, mina siis räägin sellisest programmist Holovada. Holovada on siis ainuke nendest programmidest, mis on lühem kui 30 päeva, see kestab 14 päeva ja neid on 2 programmi. Holovada on loonud toitumisspetsialist Albert Seer, kes siis tegelikult töötas seda välja, minu teada isegi kas oli mingi 20 aastat töötas välja ja esimesed katsejänesed siis selle programmi läbimiseks oli seesama Albert Seer koos oma naisega. Et nemad olid siis esimesed, kes selle võtsid ette ja läbi ka tegid. Paki sees on kõik väga mugavalt pandud, on 3 etappi. Esimene on siis ettevalmistus, teine on siis nagu selline, kus me sooli puhastame ja 3. on taastumine. Ja mõlemal programmil siis on kõik need 3 etappi. Kaasas on ka, ma ei ole päris kindel, kas tänapäeval enam on see retseptiraamat. Kui teda ei ole füüsilisel kujul, siis on ta kindlasti veebikujul. On alla laetav see retseptiraamat omale, kus siis on kõik sobivad retseptid, mis selle programmi ajal võib teha. Lisaks on muidugi ka veel meie nõuanded, sest me toetame, me oleme ise neid programme läbinud ja me juba teame, kuidas on võib-olla kergem toituda ja mis teha. Nii, esimene, millest ma räägin, on Holovada Plus. Holovada Plus on siis selline tugevam programm, ehk siis selle programmi struktuur on niimoodi, et kõigepealt 7 päeva on ettevalmistus. Sellel ajal võib tekkida kõhulahtisus, sellepärast, et seal on sees sellised lisaks teistele toidulisanditele siis ka sellised väljaheidet pehmendavad taimsed tablettikesed. Et see ongi selleks, et seda soolestikku ette valmistada soolestiku puhastuseks. Lisaks on seal programmis sees kõik vitamiinid, mineraalid, fütotoitained, mis on kõik meie organismile vaja kogu selle 14 päeva jooksul, et meie rakud ei jääks nälga. Tihtipeale on niimoodi, et kui inimesed teevad mingisugust sooltepuhastust, paastu, sellist tugevamat puhastust, siis tegelikult nad jätavad oma organismid nälga, sest et nad sinna kõrvale, näiteks veepaast, sa ei saa vitamiine sinna kõrvale. Sa jood ainult vett ja toimubki hästi tugev puhastus, kus siis tegelikult need detoksikatsiooni nähud võivad väga-väga tugev tulla. Aga siin selles programmis on kõik toitained paralleelselt olemas. Teine etapp Holovada Plussil on 4 päeva ja 4 päeva on siis selline aeg, kus me ei söö.
me ei söö nagu sellist nii-öelda tavatoitu, mitte suutäitki. Selleks on olemas kokteil sellel ajal. See on siis savikokteil ja seda võetakse 4 korda päevas ja lisaks on siis samad vitamiinid, mineraalid võetakse ka. Ja siis see kokteil tagab selle, et ei ole tühja kõhtu. Okei, võib-olla natuke vahepeal tekib, sellepärast me oleme harjunud sööma ja tekib selline vajadus närida toitu näiteks, et see selline psühholoogiline, aga tegelikult iseenesest kõht tühi ei ole, sest see savi täidab väga hästi kõhtu. Ta jood selle savikokteili ära, ta läheb läbi maosoolestiku, ta paisub ja koos paisumisega ta võtab soolte seintelt kõik selle, mis on sinna külge kinni jäänud. Seal on näiteks ravimite jäägid, gluteenijäägid, mingid roiskunud lihajäägid, mis ei ole veel nagu organismist välja puhastunud ja selle savipäevadega võib soolestikust isegi kuni 15 kilo nagu mingisugust sellist jama välja, mis on nagu tundub nagu oli 15 kilo kuskil või? Ma ei tea, oli on ju. See oli mingi tohutu suur hulk igal juhul, mis sealt võib igal juhul seda jama välja minna. Et isegi kui inimesed võtavad kaalu alla, siis ei pruugi olla sellest, et sul läheb mingi rasv ära või midagi. See on lihtsalt see jama, mis seal soolestiku seest, mille see lükkab välja. See ei ole ebamugav. See on tegelikult väga mõnus, kui jama sealt välja tuleb, see on nagu tohutu kerguse tunne, kui see jama sealt kõik välja tuleb. Ja siis ongi see niimoodi, et saad need soolestik puhtaks, mis annab meie tervisele juba väga suure boonuse juurde. Sellepärast, et nagu öeldakse, meie soolestik on meie teine aju, mis tähendab seda, et kui me teeme soolestiku puhtaks, siis meie tervis tunduvalt kohe paraneb. Seal on ka muidugi väikesed sellised välistused, on inimesed, kes ei tohi seda programmi teha, aga siis seda saab vaadata täpselt, et mis need siis on seal, kas mingid soolestiku põletikud kellelgi on ja seal oli veel, et seal programmis on see tegelikult näha. Diabeetikud, rasedad, et konsulteerige meiega ja siis me saame juba täpsemalt arutada. Ütleme niimoodi, et rasedatel üldse me ei soovita kogu seda programmi teha, et rasedatel on väga hea võtta see esimene, millest Jaana rääkis, aga üleüldiselt neid detoksikatsiooni, kural detoks sobib ka võib-olla. See on suhteliselt leebevalt, seal ei ole midagi. Aga jah, siis juba Parashield ja Colovada rasedatel ei. Mina ei soovitaks, ma ise ei teeks ja ma ei soovitaks ka teistel teha. Ja peale seda siis on 3 päeva taastumist ja on olemas, seal sees on ka fermendid, probiootikumid, mis siis kõik aitavad seda soolte mikrofloorat taastada. Ehk siis me puhastame soole ja samal ajal me taastame kogu soolestiku mikrofloora, mis on võib-olla varem ravimite, halva elustiili, halva toitumise, keskkonna negatiivsete mõjudega kõik sassi keeratud, siis see programm teeb sellise väga hea, mõnusa, sellise konkreetse punkti kogu sellele 100 päevale kokku. Tegelikult läheb kokku, eks ole, kui nüüd täpselt arvutada 104 päeva, aga 100 on selline ilus number, et panna selle, et võttagi 100 päeva, et ega see, mis vahet, siin on 4 päeva ette või taha. Ja teine programm on siis Colovada Light. Colovada Light siis on nendele, kes kardavad näiteks seda, et 4 päeva ei saa süüa. Et Colovada Light on, nagu Light ütleb nimi, on selline kergem. Colovada Lighti struktuur on natukene teistsugune, sellepärast seal on ettevalmistus 5 päeva, siis see soolte puhastus on samamoodi 4 päeva ja siis taastumine on 5 päeva. Et selles mõttes natukene seal muutub. Samamoodi toimub ettevalmistusel detoksikatsioon, soolte ettevalmistus, küll mida on, et kõht ei lähe lahti. Võib-olla vahest isegi on vaja juurde võtta meil seda looduslikku kaskaara saab raadata, aga sellest, mis räägime täpsemalt juba programmi sees, et me teeme kõik puust ja punaseks ja kogu aeg toetame, et keegi ei pea kartma, et ta on üksi, me oleme kõik, meil on iga nädal kohtumised, et selles mõttes, et me anname endast parima, me lubame, et me teeme sellest väga hea maratoni, kus siis kõik on hoitud ja toetatud. Ja Colovada Lightil siis need 4 päeva ei ole savipäevad, vaid on selline taimne kokteil, roheline ja nendel päevadel võib siis süüa ka suppe, ehk siis vedelaid suppe, et sa ei ole selles mõttes täitsa ilma söögita. See on lihtsam, see sobib nendele, kellel on siis Colovada pluss ka vastunäidustatud
ja võib-olla see tulemus ei ole nii tugevalt tuntav, aga siiski ta teeb need sooled puhtaks, sest seal on väga palju kiudaineid ja ta lükkab samamoodi need sooled puhtaks. Et ei tasu karta, et kui nüüd ei julge seda Colovada plussi teha, ma seda Colovada Lighti ei tee, siis ikkagi tasub seda Colovada Lighti teha. Mina soovitan teha Colovada plussi, kui vähegi tervis on korras, mingid vastunäidustusi ei ole, aga kui ikkagi see hirm on, siis võtta Colovada Light. Nii et sellega tuleb selline väga mõnus punkt kogu sellele maratonile ja pärast seda ma garanteerin, kui sa oled kõike teinud õigesti, siis sinu energiatase on maksimaalselt laes ja sa võib-olla isegi ei olegi kunagi tundnud seda energiat, mis siis tuleb peale seda Colovada programmi läbimist. No võib-olla lapsena ikka. Nojah, see oli juba ammu. Saad tagasi selle poweri, mis sul väiksena oli, et kihutad päevotsa ringi ja jaksad kõik maailma läbi rennata ühe suvepäeva jooksul. Et selline naturaalne energia, selline täiesti puhas naturaalne energia, millega kogu sinu keha saab täidetud. Mina lisaks veel siia, et kes võib-olla mõtlevad, et võib-olla on kõhnad, et minul on hästi palju küsimusi tulnud, et ma olen nagu kõhna, eks ju, et ma ei saagi seda teha, sest ma kaotan kaalu. Ei, see on kõigile, see ei ole kogu see maraton, ei ole kaalukaotusmaraton, aga kellel on vaja kaalu kaotada, näiteks mina tahaksin kaalu kaotada, ma tahaks nagu järgmiseks suveks, ma tahaks heasse vormi saada. Kindlasti ma tahaks mingi füüsilised harjutused juurde veel võtta, et ka natukene lihast saada. Et minu nagu selline nägemus on väga-väga selline, endale on väga kõrged ootused pandud, siis läbi selle on võimalik ja me räägime toitumisest seal, et kuidas siis toituda nii, et kaal langeks. Kui kellelgi ei lange ja tahab langetada, siis me võtame ka selle üksipulgi läbi, et mida ikkagi veel peaks muutma. Meil on erinevaid teadmisi, meil on erinevad inimesed teavad erinevaid selliseid süsteeme. Need me võtame kindlasti läbi, aga kes ei taha kaalu kaotada või kes kardab, et tal on liiga kõhna on, siis ka selle jaoks on olemas lahendus ja toitumine on lihtsalt teistsugune. Kui nüüd Colovadaga Colovada plussiga läheb tõesti kaalu, läheb ka kõhnadel, aga neil läheb kindlasti vähem. Et ütleme, kuskil võib-olla 3 kilo läheb, et läheb vähem seda kaalu, siis pärast see kaal tuleb tagasi. Kes tahavad kaalu kaotada, siis nemad võivad 5–15 kilo isegi selle 2 nädalaga kaotada, aga samamoodi ka sealt tuleb kaal tagasi. Kui aga sa jätad selle toitumise endale tervislikuks, siis tuleb võib-olla tagasi seal paar kilo, eks ole, sest et jälle toit hakkab kogunema organismi, aga kui sa toitud pärast edasi, siis sul jääb see kaal püsima. Ei pea nagu kartma ja ei ole nagu isegi ainult selle Colovadaga, et kaal langeb, vaid on inimesi, kes kaotavad 5 kilo, aga näiteks juba selle Hydramax pakiga ainult puhtalt sellest, et nad hakkavad vett jooma. On neid, kes saavad väga hea tulemuse näiteks parasiidi vastast kuuri tehes ja juba siis näiteks ka mingid kilod kaovad, aga kõige rohkem lihtsalt tavaliselt saadakse see nagu kontrasti kogemus ja see nagu, ütleme, mis iganes nagu puhastus, nagu ma alguses rääkisin, eks ju, et kas läheb näonahk klaarimaks või on see siis kaalukaotus, kaalukaotuse järgi on kõige võib-olla lihtsam seda muutust nagu kogeda, et see üldiselt läheb ikkagi Colovadaga, jah. Aga mul samamoodi on kogemus paari inimesega, kes on selle programmi läbi teinud ja nad ei tahtnud kaalu kaotada, sest nad on niigi peenikesed inimesed, et ütleme, soolestikus on kuskil seal 1,5–2 kilo neid baktereid, et sa lükkad need ajutiselt välja tänu sellele kokteilipäevadele siis, eks ju, et mis nagu buldooser lihtsalt lükkab kõik selle soolestiku puhtaks, aga sa taastad selle mikrofloora sinna ja see tuleb nagu ilusti tagasi, et sa ei pea kaotama tõesti, et sa kartma, et sa millestki nagu ilma jääd või et kuidagi see sulle halvasti mõjub, et kui sul ei ole tõesti mingeid muid, ma ei tea, diabeeti näiteks või selliseid nagu nii-öelda siis muid nagu põhjuseid, et siis need saledad inimesed ei muutu sellepärast nagu kõrreks. Ja need, kes kannavad endaga väga palju nagu üleliigset kaasas, just parasiite, toksiine, mürkaineid, kõike, mida neil ei ole tegelikult vaja rasvakoesse siis pakituna, et nemad nagu reeglina ikkagi kaotavad rohkem, et kui sa oled ikkagi 150 kilo, siis selge on see, et sul on nagu lihtsam ka seda 5 kilo kaotada, kui siis, kui sa ise oled 50 kilo, eks ju, et sul lihtsalt, mida rohkem materjali, seda kergem on see kadu.
aga jah, see on väga-väga individuaalne, nii et mis iganes sul võib-olla keha kuidagi reageerib millelegi või noh, mis iganes küsimused sul see jooksvalt võivad tekkida, et me oleme olemas, selleks me teeme eraldi kinnise grupi ja saab jooksvalt esitada küsimusi. Iga nädal on toetusgrupi nagu kohtumine, et saab jagada, mis muljed on, kuidas edasi järgmiseid samme teha, võib-olla kuidas isud on, kuidas sa tunned, mis asi nagu on paranenud, mis võib-olla tekitab muret, mida ei oska. Me oleme kogu aeg olemas ja igapäevaselt nagu saab tunda ennast toetatuna, et see ongi selle maratoni mõte siis, et me teeme seda koos ja kõigil on seda lihtsam teha. Aga sündis see idee siis iseenda egoistlikust vajadusest see programm läbida niimoodi, et me lõpetame kenasti siis aprillikuus ja selle peale tõenäoliselt on küll juba ilm vast vähem lumine ja selleks puhastuseks väga sobiv, sest kevad on just see aeg, kus kõige paremini keha reageerib puhastuskuuridele, sest ka loodus tärkab, veed hakkavad voolama, mahlad lähevad liikvele ja see on super võimalus siis kõigest ebameeldivast ja ebasoovitavast vabaneda ühe ropsuga. Nii et tule kampa. Mina lisaksin veel seda, et kogu see siis maraton on üles ehitatud ka kuuseisu järgi, ehk siis meie programmid liiguvad tsükliliselt vastavalt sellele, mis on kuuseis ja kuidas see just kõige tõhusamalt ja kõige panustavamalt meie kehale mõjub, mis on nagu eriti veel lisaboonus kogu selle asja juures. Maraton ise on kõigile tasuta, ehk siis seal saavad osaleda, ütleme, meie kliendid, kes on liitunud meie klientideks, on kõigile tasuta, aga on vaja siis võtta jah, need toetusprogrammid juurde endale. Kõik tooted, mis ise tarbid, need tuleb endale osta jah, et neid me tasuta ei anna teile, et mina ostan endale oma programmid, Svea ostab endale enda, Jana omad programmid endale, aga me oleme olemas teadmistega toetamas ja iseendale ostab igaüks siis selle komplekti, ehk siis mida ta ise hakkab nagu ära tarbima, ehk siis iseenda keha eest hoolitsed ise, aga me oleme kõige muu osas teile tasuta kättesaadavad. Ootused on kõrged. Eelkõige iseendale. Ja kindlasti me paneme alguses paika ka eesmärgid, kui me alustame seda, oma ootused ja pärast saame siis vaadata, kuhu me oleme selle 100 päevaga jõudnud. 100 päeva on väga pikk aeg, mitte väga selles mõttes piisavalt pikk, et meil tekiks harjumus tervisliku elustiili peale. Kindlasti. Nii et kes mõtleb vähemagi osaleda, ma kindlasti soovitan teha ka enne pildi, et oleks pärast hea võrrelda ja ka ennast ära kaaluda. Et teha nagu võib-olla näost, sest et siit on juba näha, kui midagi hakkab minema, näonaha pealt näete, eks ju, aga ka üleüldine sihuke tervikpilt, et siis pärast on hea poosetada, kui näete väga šikk välja kevadeks, siis kui rannahooaeg hakkab lähenema. Nii et saate kindlasti palju tervislikuma elustiili omale harjumused külge, nii et me sellest toitumisest ja üleüldse elustiilist räägime päris palju nende 100 päeva jooksul, nii et tasub tulla kampa. Et siis stardime. Kes on valmis 6. jaanuaril on meil esimene päev. Võtke kiiresti ühendust nende inimestega, kes teid siia täna kutsusid või kes teile siis selle video saatsid. Ja kui te nüüd olete ka 6. jaanuari maha maganud, siis pole sellest hullu. Ikkagi te võite ühendust võtta. Meil on ka võimalus nii-öelda natukene hiljem liituda, et ei tahaks ju jätta inimesi maha, et millal jälle see uus võimalus on. Et siis lihtsalt peab läbi arutama, et kuidas siis sealt, ütleme, võib-olla mõni päev hiljem alustada, et kuidas sealt alustada, et teistega liituda. Ja kui me saame sellega hakkama, siis võib-olla me teeme seda veel. Et kui see tundub, et selline formaat meile endile sobib ja teile ka, nii et kui see projekt on edukas, siis me kindlasti teeme seda veel. Et võib-olla siis sügisel jätkuprogrammi ja järgmisel kevadel uuesti. Nii. Aga praegu sul on mõned päevad aega mõelda ja anna meile siis märku, kui sul tekkis praegu huvi. Nii et ma tänan kõiki, kes kuulama tulid ja loodetavasti kohtume juba peagi.